Alustame täna sellega, et vaatame kahte pilti möödunud nädalast. Pildid, mis näivad olevat omavahel seosetud. Üks salvestab tegelikkust, teine on puhas manipulatsioon. Ja kui sa mõistad, kuidas need pildid omavahel seotud on, aitab see sul paremini aru saada paljudest asjadest, mis toimuvad. Need pildid annavad kõige selgema seletuse sellest, mis praegu maailmas toimub, kuidas sulle valetatakse ja mis tegelikult kulisside taga toimub. Üks neist on rohkem kui lihtsalt järjekordne tippkohtumine. See näitab sulle maailma sellisena, nagu see on ja milles tegelik vastasseis seisneb. Teine ei ole lihtsalt järjekordne tehisintellekti abil tehtud võltsing. See on järjekordne katse kujundada maailma selliseks, nagu nemad tahavad, et sa seda näeksid. Järgmiste minutite jooksul näitan ma sulle täpselt, kuidas need on omavahel seotud. Need kaks pilti paljastavad kogu selle hetke arhitektuuri, milles me elame. President Trump seisab koos Hiina juhiga. Need on tegelikud ülemaailmse võimu, strateegia ja konfliktide keskused. See on ka Trump, kes kohtub Hiina juhiga pärast seda, kui ta on viimase aasta jooksul näidanud, et Ameerika Ühendriigid astuvad lõpuks samme ja tegelevad sõjaga, mida nende vastu on peetud alates selle sajandi algusest. Teine pilt on osa tähelepanu kõrvalejuhtimise taktikast, mida Hiina ja tema teljeliikmed on aastaid kasutanud, et hoida meie tähelepanu millelgi muul. See, kuidas sind manipuleeritakse uskuma, et see on tegelik probleem. Vaatame nüüd lähemalt seda võltsitud tehisintellekti loodud pilti. Siin näeme last, kellel on kringlikujulised jäsemed, mida levitatakse internetis kui tõendit Iisraeli julmuste kohta. Isegi sellel pildil olev kook näeb välja, nagu oleks see küpsetatud õõvaorus. Kogu see pilt on õõvaoru teooria kehastus. Nii et kui Gazal tõesti oleks need numbrid, mida nad väidavad, kui tragöödia oleks nii suur, nagu nad kinnitavad, siis miks peaks keegi üldse last välja mõtlema? See on nii absurdne, et see oleks naljakas, kui see ei oleks osa palju tumedamast mustrist. See tehisintellekti loodud kringlilaps ei ole juhus. See on osa laiemast kampaaniast. See on valede kampaania, mille eesmärk on tekitada pahameelt, lülitada mõtlemine välja, manipuleerida vaatajat uskuma narratiivi, mida nad ise loovad. Võltskujutis ei ole ainult vale Iisraeli kohta. See on osa samast masinavärgist, mis juhib meie tähelepanu kõrvale tegelikust võitlusest. Ja see hoiab meid keskendununa emotsionaalsele teatrile, samal ajal kui tegelik geopoliitiline mäng toimub hoopis kusagil mujal. Veelgi olulisem on see, et see on osa kampaaniast, mis moonutab tajumist. Mida ma siis tajumise all mõtlen? Vaatame korraks väidet, mida Iisraeli kriitikud esitavad, et Iisrael või juudi lobi määrab tegelikult Ameerika poliitilised otsused. Või veel hullem, Iisrael paneb Ameerika Ühendriigid tegema seda, mida Iisrael tahab. Selle väite korduv kordamine loob teatud taju. Isegi kui sa hetkeks ignoreerid fakti, et Ameerika Ühendriigid on maailma vägevaim riik ja tugevaim jõud, vaata lihtsalt tegelikkust. Ameerika Ühendriigid on pindalalt üle 440 korra suuremad kui Iisrael. Ameerika Ühendriikide elanikkond on üle 34 korra suurem kui Iisraeli oma. Või võime vaadata seda ka teise nurga alt. Iisrael moodustab umbes vaid 0,22% Ameerika Ühendriikide maismaa pindalast ja vähem kui 3% kogu USA elanikkonnast. Aga igal juhul on selge, et öelda, et me vedasime Ameerika Ühendriigid sõtta või tõmbasime neid millessegi, on täiesti absurdne. Ameerika Ühendriikide vastu on juba mõnda aega sõda peetud. Aga see arusaam on olemas selleks, et juhtida tähelepanu kõrvale tegelikust probleemist. Iisraeli süüdistamine, riigi, mis on teie omast palju väiksem, on tähelepanu kõrvale juhtimine. Süüdistuse kordamine erineval moel loob arusaama, mida inimesed endaga kaasas kannavad. Kui sa visualiseerid väidet, kui sa paned selle konteksti, saad aru, kui naeruväärne see arusaam tegelikult on. Kui asjad pannakse konteksti, muutub arusaam. Ma toon sulle veel ühe näite. Väide, et Ameerika Ühendriigid rahastavad Iisraeli sõda. Ja muidugi lisatakse juurde, et Iisrael saab $3,8 miljardit abi, võttes ära sinu maksuraha. Jah, me saame abi. See on tõsi. Selles pole mingit valet, kuid abi saavad ka paljud teised riigid maailmas. Sellest ei räägi keegi. Ameerika Ühendriigid andsid eelmisel aastal maailmale kokku $82,3 miljardit välisabi. Sellest ainult $6,82 miljardit läheb Iisraelile. Ajalooliselt saab Iisrael tavaliselt umbes 5% USA aastasest välisabi eelarvest.
see osakaal suurenes 2024 aastal pärast 7. oktoobrit vastu võetud täiendava sõjalise rahastamise tõttu. Nii et taaskord, perspektiiv on siin oluline aspekt. Siin on kaks asja olulised. Kui vaadata asju perspektiivis, mõistad tegelikkust. Selles graafikus näiteks, see graafik illustreerib Iisraeli SKT ja Ameerika Ühendriikide SKT suuruse erinevust. Iisraeli majandus, nagu siin näeme, selle SKT on $719,9 miljardit. See on palju raha, aga võrrelge seda Ameerika SKT-ga, mis on $320 triljonit. Need numbrid on meie mõistmisvõimest kaugemal. $6,82 miljardit, mida Iisrael saab, on kindlasti tohutu rahasumma, eriti meie igaühe jaoks. Ja taas me hindame seda väga. Aga ma ei püüa seda kuidagi pisendada. Kontekst on alati mõistmiseks oluline. Ja kui sa vaatad seda kontekstis, siis see moodustab umbes 0,00213 Ameerika Ühendriikide aastasest $320 triljoni suurusest SKT-st. Nüüd, vaatame seda õiges perspektiivis. Ma kasutan summasid, millest me aru saame. Kui sa rakendaksid sama protsenti $1000, oleks see umbes 21 senti. Olgem helded ja ütleme veerand $, 25 senti. Nii et kui sa sellest aru saad, mõistad sa selle tegelikkust, et Ameerika Ühendriigid annavad Iisraelile tegelikult toetuse raames umbes 25 senti. Sest just nii tugev on USA majandus. Kas sind häiriks, kui annaksid kellelegi 25 senti, kui sul oleks $1000? Jah, tegelikult on see tohutu summa, mida võiks kasutada muude asjade jaoks, aga siin on üks konks, millest sulle alati ei räägita. Ära unusta, et erinevalt kõigist teistest USA abisaajatest on Iisrael kohustatud kulutama need 25 senti Ameerika Ühendriikides. Poepidaja annab meile veerandi ja me peame selle tema poes kulutama. Nii et Iisrael ei manipuleeri Ameerika Ühendriike midagi tegema ning teie maksuraha, mida Iisrael teilt saab, on sisuliselt nagu 25 senti, mis lõpuks tegelikult teie taskusse tagasi jõuab. Kui seda niimoodi vaadata, siis mõistate, kui suur on tegelikult see pettus, mis toimub. Ja te mõistate, et see eneseõiguste võhupuhumine nende poolt, kes vehivad oma nördimusega, tuleneb sellest, et neil puudub tegelik arusaam faktidest ning ainus, mis neid huvitab, on selle kasutamine, et tugevdada kuvandit kurjast Iisraelist. Ja nad tahavad panna teid arvama, et probleem seisneb Iisraeli sõjas, kuigi tegelikult toimub midagi muud. Ja siin jõuame tagasi selle teise kujutise juurde, millest ma rääkisin. See kohtumine Hiinas on rohkem kui tippkohtumine. See on päris sõda. Te ei pea Iisraelis sõda, te idioodid. Tõsiasi, et mõned inimesed siiani seda usuvad, näitab, kui sügavalt pettus on toiminud. Juba 25 aastat on Hiina ja tema islamitelje liikmed ning nendega seotud islamipoliitilised liikumised lääneriikides vaikselt pidanud uut ajastusõda lääne vastu. Nad teevad seda metoodiliselt ja väga kannatlikult. See ei ole tavapärane sõda. See on maailmasõda, mida peetakse uute vahenditega. Infosõda, majandussurve, käsilasmiilitsad, küberoperatsioonid, ideoloogiline infiltreerumine ja narratiivide manipuleerimine. Ja eesmärk on lihtne. Veenda ameeriklasi, et nende vaenlased ei ole tegelikult nende vaenlased. Et nende liitlased ei ole tegelikult nende liitlased. Ning et neile suunatud ohud on kellegi teise probleem. Nemad, hiinlased ja islam, kummalgi on oma põhjused, kui nende vaenlane on sama, lääs, Ameerika Ühendriigid ja kõik nende liitlased. Aastaid on nad õõnestanud Ameerika võimu, samal ajal kui ameeriklased olid hõivatud odavate kaupade, odava meelelahutuse ja poliitikutega, kes olid liiga valmis silma kinni pigistama. Hiinal oli ühes asjas õigus, sa ei märkakski seda. Viis, kuidas nad oma sõda peavad, ei käi stsenaariumi järgi, mitte nii nagu lood, filmid ja saated maailmasõdadest on meid seda ette kujutama õpetanud. See ei pruugi olla selline, nagu me sõdu ette kujutame, aga eesmärk on ikka sama, ülemaailmne domineerimine. Ja nad olid väga lähedal, kuni Trump selle trajektoori segi lõi. Nad tuvastasid ta koheselt ohuna ja reageerisid vahenditega, mida nad olid aastakümneid ehitanud. Psühholoogiline sõjapidamine, narratiivi manipuleerimine ja ideoloogiline infiltreerimine. Aastatepikkune investeering lääne ülikoolidesse, marksistlikesse raamistikesse, aktivistide võrgustikesse, kõik see aktiveeriti äkitselt. Meediainstitutsioonid, mida on kujundanud marksistlik ideoloogia,
sotsiaalplatvormid, mida mõjutab välisraha. mõjutajad ja kultuuritegelased kordavad loosungeid, millest nad ise arugi ei saa. kõik see nõrgestab lääne otsustavust ja pimestab avalikkust selle suhtes, mis on kaalul. Teie koolid indoktrineerivad noori, samal ajal kui kultuurielu suunajad kinnistavad seda narratiivi. Ja edukas stsenaarium vajab alati kaabakat. Ja kes sobiks kaabakaks paremini kui arva ära kes? Ma tulen selle juurde kohe tagasi. Ohtumine Hiinas viib meid viimase aasta sündmusteni. Kui vaadata Trumpi tegusid alates käesoleva aasta 28. veebruarist, näeme selgust ja järjekindlust. Näeme strateegilist kompassi, mis on suunatud otse tõelise võimuteljele. Iraan on keskne areen mitte ainult oma enda ambitsioonide või Iisraeli tõttu, vaid ka selle rolli tõttu, mida ta mängib laiemas süsteemis, mida Hiina üles ehitab. Iraan pidi olema Lähis-Ida jõud, mis häirib Ameerika liitlasi ja Ameerika mõju selles piirkonnas. Trumpi poolt Iraanile kehtestatud mereblokaad ei ole mõeldud ainult surve avaldamiseks Teheranile. See on otsene survevahend Hiina vastu, mis sõltub tugevalt Iraani energiast. Ja see on ka sõnum Pekingile nende haavatavuse kohta ning sellest, mida Ameerika Ühendriigid suudavad teha Hiina majandusele ilma ainsatki lasku tegemata. See on tõeline sõda, mida peetakse lääne positsiooni vastu maailmas. See sõda on majanduslik, ideoloogiline, psühholoogiline ja strateegiline. Ja teeselda, et see on Iisraeli sõda, on lihtsalt järjekordne vale pikas valede ahelas, mille eesmärk on hoida ameeriklasi teadmatusest tõsiasjast, et tegelik sihtmärk on hoopis nemad ise. Trumpi ja Xi tippkohtumine ei ole viisakas diplomaatiline kohtumine. See on kahe maailmavaate otsene kokkupõrge. Trumpi eesmärk on lihtne. Lõpetada Ameerika tarbijatepoolne Hiina tõusu rahastamine ja pöörata ülemaailmne jõudude tasakaal tagasi Ameerika Ühendriikide kasuks. Ja erinevalt varasematest administratsioonidest, mis taotlesid stabiilsust, näeb Trump Hiina praegust majanduslikku nõrkust võimalusena. Nõrkus, mida ta on tegelikult ise kujundanud meetmetega, mida ta on rakendanud pärast ametisse naasmist. Ta saabub massiivsete tollimaksude ähvardusega, teades, et Peking vajab USA turgu palju rohkem, kui Ameerika vajab Hiina kaupu. Hiina hoiab Iraani majandust elus massiivsete naftaostudega ning USA rünnak Iraani energiarajatiste vastu tabas otse Hiina strateegilist eluliini. Mida Peking nüüd mõistab, on see, et Ameerika Ühendriigid on taas valmis oma huvide kaitseks jõudu kasutama, mis on oluline heidutus kõigile nende võimalikele Taiwaniga seotud plaanidele. Tippkohtumisel survestatakse tugevalt ka Ameerika innovatsiooni jõudmise peatamist Hiina tulevasse sõjalisse võimekusse. Kõige selle keskmes on Trumpi doktriin rahu läbi jõu. Sõda Iraaniga on näidanud Hiinale, et Ameerika Ühendriigid ei karda enam Pekingi käsilastega otse vastamisi minna. Ja Trump püüab kasutada Hiina majanduslangust ära, et sundida neid suurele kokkuleppele, olulistele majanduslikele järeleandmistele ning vaoshoitusele Venemaa ja Iraani suhtes. Sest lõpuks on Iraan vaid ettur. Tõeline eesmärk on peatada Xi ambitsioon muuta Hiina maailma domineerivaks suurriigiks. Hiina seisab nüüd silmitsi otsustava ja keskendunud Ameerika Ühendriikidega. See tabas neid ootamatult. Nad kulutasid tohutult jõupingutusi ja koos islami investeeringutega ka tohutult raha, selleks, et tuimestada lääne valvsust ohtude suhtes ning muuta lääne ühiskonnad, eriti intellektuaalid ja eliit, rumalamaks. Nad unustavad, tundub, et kuigi ameeriklased võivad jagada mõningaid hoiakuid või peaksin ütlema, et mõned ameeriklased võivad jagada eurooplaste allaandlikke ja argpükslikke hoiakuid, siis riik ise, Ameerika Ühendriigid, sündis inimestest, kellel oli Euroopast küllalt. Ja see vaim püsib siiani. Ameerika uue domineerimise ajastu on jõuliselt esile tõusmas. Ja samal ajal kujuneb välja ka uus Lähis-Ida. Ja see ongi maailm, kus me elame. Maailmasõda, mida peetakse ilma ametlike kuulutusteta, ilma rindeliinideta ja ilma vormiriietuseta, kuid käsilaste levitatud narratiivide ja teie tänavatel kunstlikult tekitatud pahameelega. Ja esimene samm selle vastu kaitsmisel on mustri äratundmine. Kui keegi tulistab sinu pihta või ründab sind, siis tead, et ta on vaenlane. Sa tead, et pead end kaitsma ja ohu kõrvaldama. Aga kui nad hakkavad siis valetama, looma muljet, mis seab kahtluse alla lihtsa ja ilmse tõe, öeldes sulle, et hävitamise taha peituv ideoloogia pole see, mida sa arvad. Et mitte kõik neist pole sellised. Et tegelikult on sinu ühiskond probleemiks ja põhjuseks, et igasugune kriitika nende suhtes on tegelikult rassism.
Samal ajal, kui neid toetavad sinu meedia, mida nad rahastavad, ja intellektuaalid, keda nad rahastavad, kes seavad kahtluse alla selle, mida sa tead olevat õige. Kogu aeg kuulutades ja õõnestades neid väärtusi, mis on sinu ühiskonda koos hoidnud, ning suunates sinu tähelepanu teistele kujuteldavatele ohtudele, on raske tõusta ja neile vastu astuda. Ja just see toimubki. Liikudes piltidest edasi ja arvestades kõike seda, mida ma teile just näitasin, tahan ma käsitleda rünnakut Iisraeli ja juudi rahva vastu, mis praegu läänes aset leiab. Kurikael selles narratiivis, mille nad lõid. Üks asi peaks meid muretsema panema tajude manipuleerimise juures. Nad teavad, et nad pääsevad sellega karistamatult. Sest tänases õhkkonnas usutakse koheselt kõike, absoluutselt kõike, mis kujutab Iisraeli koletislikuna. Ühtegi küsimust ei esitata, mingit kontrolli ei tehta. Ilma kõhkluseta, lihtsalt puhas, filtreerimata tellimise peale vallanduv pahameel. See on uus juudi vihkamise vorm, mis on maskeeritud humanitaarseks mureks. Juudid on klassikalisel, dehumaniseerival ideoloogilisel moel ümber kujundatud, õpiku marksistlikul viisil, mida rahastavad islamistid nii kultuuris kui ka meedias. Valged kolonisaatoritena, etniliselt ülimuslike vallutajatena, kelle enesekaitseaktid on ebaseaduslikud ja genotsiidilised. Nende õigustuseks pahameelele ja eneseõigustavale nördimusele on see, mida nad väidavad olevat genotsiidi, mida Iisrael praegu Gazas toime paneb. Aga see narratiiv oli juba ringluses ammu enne 7. oktoobrit. Genotsiidi süüdistus Gaza kontekstis ilmus esmakordselt 2014 aastal, operatsiooni Kaitsev serv ajal. Ja siis taas, just sel nädalal, 5 aastat tagasi, kerkis see uuesti esile operatsiooni kaitsekilp ajal, kui Iisraeli araablased pöördusid siin tänavatel vägivalla poole ja Hamas toetas neid, tulistades Iisraeli pihta tuhandeid rakette. Mõlemal juhul ründas Hamas Iisraeli ning Iisraeli vastuse piiramiseks kasutati genotsiidi süüdistust, et rahvusvahelise surve abil Iisraeli tagasi hoida. Ja seda hüüti taas, uskumatu küll, 8. oktoobril, vaid üks päev pärast veresauna, mille nad toime panid. Just siis, kui Iisrael oli veel võitluses Hamasiga, kes tungis Iisraeli tsiviilelanike aladele ja viis läbi süstemaatilise iga Iisraeli kodaniku hävitamise. Isegi enne, kui Gazas oli tehtud ainsatki sammu, lehvitasid nad taas genotsiidi loosungit. Samas kui terroriakte Iisraeli vastu õigustatakse vastupanuna. See, mis algas aastaid tagasi araablaste enesemääramisõiguse nõudmisena ja seejärel juutidelt kompromissi ootamisena. Loovutades maid rahu nimel, on muutunud mitte ainult juutide enesemääramisõiguse eitamise õigustuseks, vaid ka avalikeks üleskutseteks juudi riigi hävitamiseks. See on tegelikult strateegiliselt geniaalne, sest juudid on kõige lihtsam sihtmärk. Ma tean, et kõik need mõtlematud lollid läänes arvavad, et nad on nii kangelaslikud, kui nad näitavad trotsi, lehvitavad lippe ja postitavad avaldusi. Tahaksin näha, kuidas nad teeksid neid asju täna mustanahaliste vastu või kirjutaksid midagi Muhamedi kohta. Siis näeks, kui julged nad tegelikult on. Juudid annavad emotsionaalse kütuse, mis on vajalik masside ülessassitamiseks. Ja see õigustab poliitiliste organisatsioonide loomist, välisrahade voogu, aktivistide mobiliseerimist, tänava meeleavaldusi, radikaliseerumist, vägivalda. Kui kõik keskenduvad Iisraelile, kutsuvad samad liikumised äkitselt üles intifada globaliseerimisele, et muuta piirkondlik konflikt ülemaailmseks ideoloogiliseks ülestõusuks. Ja see tekitab ebastabiilsust kogu läänes, USAs ja selle liitlaste seas. Moslemi vennaskond, mis on keelatud mitmes Lähis-Ida riigis, kuna need valitsused mõistavad ohtu, tegutseb läänes vabalt uute nimede ja uue kuvandi all. Ameerika Ühendriikides esitavad sellised rühmitused nagu CARE end kodanikuõiguste organisatsioonidena, juhtides samal ajal tähelepanu kõrvale omaenda võrgustikelt ja suunates selle AIPAC-ile. Nagu oleks tõeline oht juutide poliitilises osaluses. Mitte aga see, et välismaised radikaalsed usulised organisatsioonid tungivad Ameerika Ühendriikidesse. Vastutegevus Iisraeli vastu ei ole lihtsalt selle poliitika süütu kritiseerimine. Eesmärk on eitada meie õigust eksisteerida, eemaldada Iisrael rahvaste perest ja muuta Iisrael paariariigiks. Riik, mis tuleb isoleerida, karistada ja legitiimsest arutelust kustutada. Paljude jaoks, kes neid süüdistusi levitavad, ei ole eesmärk päästa palestiinlaste elusid. Eesmärk on hävitada juudi riik. Ja selle vale pidev levitamine. Artiklis artikli järel, täpselt nagu sel nädalal ajalehes New York Times, antakse valetajatele auhindu ja neid isegi ülistatakse.
Kui väidetavalt lugupeetud meediakanal teeb selliseid alatu tegusid, siis miks peaks meid üllatama, et mõjutajad ja tavalised inimesed tunnevad end õigustatuna tegema sama video järel video ja postituse järel postituse sotsiaalmeedias? Mõnikord on need välja mõeldud, nagu see väide. See väike laps põletati eile öösel elusalt, kui Iisraeli rakett tabas tema autot Lõuna-Liibanonis. Tagumisel istmel, isa roolis, sai see roheliste silmade ja blondide juustega laps Lõuna-Liibanonis raketitabamuse, mille rahastasid kas ameeriklased või eurooplased. Ja siis põlesid mõlemad, kaasa arvatud see laps, elusalt. Seda ei juhtunud kunagi. Emotsionaalse efekti saavutamiseks kasutatud poiss on see poiss. Peter Conley, Baby P, nagu mõned võivad mäletada, mõrvati Inglismaal 2007. aastal oma vanemate poolt. Kui alatud need inimesed peavad olema? Kui nad ei kasuta tehisintellekti süüdistuste väljamõtlemiseks, siis nad omastavad tegelikult teiste tragöödiaid ja ehitavad üles vale ning pahatahtlikult levitatava süüdistuse ainult selleks, et Iisraeli mustata. Need on tänapäevased verelaimud. Need alatud hullumeelsed vihkajad tegutsevad sotsiaalmeediaplatvormidel täiesti kontrollimatult. Alati leitakse mingi vabandus, alati õigustus, alati uus lugu, millega vana viha uuesti ära peita. Juute rünnati juba ammu enne seda, kui Iisrael üldse eksisteeris. Ammu enne, kui keegi leiutas sõna Palestiina. Ammu enne, kui oli olemas mingi konflikt, millele viidata. Meid rünnati, sest me tapsime nende messiase. Rünnati, sest me eirasime nende prohvetit. Rünnati musta katku pärast. Rünnati, sest olime liiga erinevad. Rünnati, sest sulandusime liiga hästi. Rünnati, sest olime liiga nähtavad. Rünnati, sest olime liiga nähtamatud. Rünnati, sest töötasime teatud ametites. Rünnati, sest keeldusime kandmast teatud koormaid. Rünnati lihtsalt selle eest, et me eksisteerime. Ja nüüd rünnatakse meid selle eest, et me keeldume alla andmast ja lüüa saamist tunnistamast. Selle eest, et me end kaitseme. Selle eest, et me ellu jääme. Nii et kui inimesed ütlevad, et see on keeruline või et me peame mõistma konteksti või et see ei alanud 7. oktoobril, siis ma olen nõus. See ei alanud 7. oktoobril. See ei alanud ka 48. aastal. See ei alanud isegi 20. sajandil. See algas hetkel, kui juudid tekkisid rahvana. Liikudes nüüd Lähis-Ida sündmuste juurde, olen kindel, et teid ei üllata sündmused Süürias, millest taas ei räägita. Dr. Eddie Cohen, Iisraeli Lähis-Ida ekspert, kes tegelikult sündis Liibanonis, väljendab muret selle üle, mis praegu Süürias toimub. Süüria, kirjutab ta, on riik, mis on läbimas islamistlikku natsionalistlikku üleminekut, olles turvalisuse mõttes stabiilsem, kuid ilma isikuvabaduste, usuvabaduse ja tõsise ohuga vähemusrahvustele. Süüria, ütleb ta, on sisuliselt muutunud ühe usulahuga, ühe religiooniga riigiks, mida domineerivad Araabia sunniitlikud rühmitused. Assadi eemaldamine ei toonud Süüria rahvale tegelikku leevendust. Selle asemel võttis kontrolli üle ISIS. Alguses püüdsid sellised juhid nagu Al-Jawlani ja fraktsioonid, kes Assadi kukutasid, esitleda end islami usulistena, kuid mitte äärmuslikena, pakkudes alternatiivi Assadile ja mõõdukatele mässulistele rühmitustele. Kuid tegelikkus, mis välja kujunes, on palju radikaalsem. Süüria kogeb nüüd suuri vapustusi. Mitte ainult seetõttu, et 2025 aasta märtsis toimusid veresaunad alaviitide vastu või eelmisel aastal druusi kogukondade vastu, vaid ka sügava sotsiaalse muutuse tõttu. Riik, mis oli Assadi perekonna võimu all üle 60 aasta ilmalik, muutub nüüd Talibani stiilis islamistlikuks riigiks. Näitajateks, ütleb ta, on sooline segregatsioon koolides, piirangud alkoholimüügile ning veelgi murettekitavam on haridussüsteem, mis põhineb vähemuste, juutide ja lääne vastu suunatud õhutamisel. Dr. Cohen hoiatab, et terved põlvkonnad kasvavad nüüd Süürias üles ISISe mõjul oleva ideoloogia järgi, mis sarnaneb Hamasi omaga, kuid palju suuremas ulatuses, otse Iisraeli põhjapiiril. Süüria järgib Afganistani teed, läbides kiiret islamiseerumist pärast ilmaliku režiimi kukkumist. Uus põhiseadus seab kõik endised ilmalikud institutsioonid seal islamiseaduste alla. Paljudes piirkondades on ilmalikud kohtud juba asendatud šariaadi kohtutega. Iisraeli jaoks tähendab see, et kasvab üles uus põlvkond, kes on vaenulik Iisraeli suhtes, samastub tugevalt palestiinlastega ning saab ISISiga seotud võimudelt õpetust, kuidas sihtida juute ja vähemusi, eriti druuse ja alaviite. Tsiteerin Dr. Coheni artiklit, sest keegi Euroopas ei kutsu üles Süüriat boikoteerima. Keegi ei kehtesta sanktsioone ISISe režiimile Süürias.
kuid EL kehtestas sel nädalal sanktsioonid Juudamaa ja Samaaria juutidele, mitte vägivalla või tagakiusamise pärast, vaid sellepärast, et nad soovivad asuda elama piirkonda, mis oli osa meie esivanemate kodumaast. Täna Iisraelis tähistame me Yom Jerusalemi, Jeruusalemma päeva. Ja ma lõpetan sellega. Päev, mil Heebrea kalendri järgi vabastati Jeruusalemm pärast 2000 aastat kuuepäevase sõja ajal. See oli päev, mil täitus see piiblisalm, Sakarja 8, see enam kui 2500 aasta tagune prohveti kuulutus. Ja ma tsiteerin. Nii ütleb Issand, ma pöördun tagasi Sionisse ja elan Jeruusalemmas. Siis nimetatakse Jeruusalemma ustavaks linnaks ja vägede Issanda mäge pühamäeks. Nii ütleb vägede Issand. Veel kord istuvad Jeruusalemma tänavail vanad mehed ja naised, igaühel kepp käes oma kõrge ea tõttu. Linna tänavad on täis poisse ja tüdrukuid, kes seal mängivad. Ja tõepoolest, see toimubki. Kui me räägime sionismist, siis just seda me mõtleme. Tagasipöördumist Jeruusalemma, nagu oli ette kuulutatud. Oleme olnud sellistes olukordades nagu praegu juba põlvkondi. See pole kunagi kustutanud meie usku, et ühel päeval pöördume tagasi Jeruusalemma. Minu perekond jagas seda unistust, sionistid, kes tahtsid naasta Iisraeli maale. Minu vanaisa, Daniel ben Mashiach Golel. Jah, Mashiachi poeg sündis ja kasvas üles Afganistanis. Minu perekond elas seal üle 1000 aasta, kuid nad ei kustutanud kunagi unistust tagasi tulla Iisraeli maale. Minu vanaisa, veel Afganistanis üle 100 aasta tagasi, kuulis, et unistus tagasipöördumisest hakkab tegelikult täituma. Et sionism, nagu seda kogu maailmas nimetati, oli meie jaoks tagasipöördumise unistus. Ja ta kutsus oma Afganistani kaasmaalasi tagasi pöörduma Iisraeli maale, Jeruusalemma. Ja ta tegi seda 1921 aastal. Tema ja minu vanavanaisa kolisid Jeruusalemma ning ehitasid Jeruusalemma endale kodu. Minu ema sündis Jeruusalemma vanalinnas, just nagu nende unistus ette nägi. Ja aastaid hiljem kolisin minagi siia oma ema järel, kes kohtus mu isaga ja abiellus temaga. Elasime mõned aastad Ameerika Ühendriikides ja siis tõi ema meid siia tagasi. Ja mul on endal privileeg mitte ainult elada Jeruusalemmas, vaid ka see, et mu lapsed on sündinud Jeruusalemmas. 3. põlvkonna jeruusalemlased. Sel nädalal, nagu ma ütlesin, on kuuepäevase sõja aastapäev. Sel nädalal taastas Iisrael oma õigused Iisraeli maa, Juudamaa ja Samaaria üle. Ja minu nõbu Rami Golel, kes on nüüdseks lahkunud, oli langevarjur. See langevarjurite põlvkond, kes vabastas Jeruusalemma. Meil oli au, et ta oli üks sellest juudi põlvkonnast, kes vabastas Jeruusalemma. Ja pärast teda olin mina ise ning nüüd ka minu poeg langevarjurid Iisraeli kaitseväes, juudi rahva sõjaväes, mida meil ei olnud 20 sajandit. Nüüd oleme me siin tagasi. Ja nüüd, erinevalt 2000 aasta juudi rahvast, me mitte ainult ei ela seda unistust, vaid me saame ka selle unistuse eest seista ja võidelda. Sest igaviku rahvas ei karda pikka teed. Ama Netsa, Lomi Fahid, Midiri Auka. Mina olen Daniel Seaman. Liituge minuga taas järgmisel nädalal saates Otse üles JNS TV stuudiosist siinsamas Jeruusalemma südames, Iisraelis.